Lippmaa ei kannata seintel maale, ütleb abikaasa Helle Lippmaa. Võib-olla on maalid liiga vähemõõtmelised. Neid saab haarata pilguga ja kõik. Tekst näib vajavat suuremat süvenemist, eriti siis, kui see on vürtsitatud matemaatilise tekstiga valemitega. Endel Lippmaa, elulugu. Mõned inimesed armastavad kunsti, mõned vihkavad seda ja väga paljud peavad seda tarbetuks. Tere tulemast NO99 kunstikooli. Tänase loengu teema on, miks on kunsti vaja? Vastus on siin. Klopper. See ja see piirkond löövad vastu vaipa ja siit pääseb tolm jälle välja. Mõistlik ristapuu. Kuid tegelikult hoian ma käes 1000 aastat inimkonna vaimset ajalugu. See muster siin on iidne araabia ornamentika, kus ühinevad Bütsantsi ja Mesopotaamia mõjud ja mis on islamikunsti tuum. Kunst oli toona kõikjal. Ta oli seintel, vaaside peal, riietes, tõepoolest igal pool. Mitte keegi ei küsinud, milleks on kunsti vaja või kas kunst on äkki mõttetu, sest ta lisas praktilisele vaivakloppimisele ühe mõõtme veel. Ühel hetkel muutus kunst omaette asjaks. Kunst ei olnud enam seotud praktilise eluga. Kunsti elu vahele tõmmati piir ning kunsti nautimiseks oli aega siis, kui sa võtsid elamisest väheke vaba aega. Loodi eraldi seinad, kuhu võis kunsti riputada ja eraldi ruumid, kus kunsti näidati. Selle kunstniku näituse avamise ajal pakuti maale, mida võis süüa ja juua. Ja mõnda maali võis lehitseda nagu raamatut. Oleme tagasi klopperi juures. Maalid ei ole enam eraldiseisvad objektid, vaid nad on kõikjal. Garderoobis, köögis või just praegu sinu vannitoas. Selle kinkis Eesti paraku maamale. Kunstiteos. Kuid see pole ainult kunstiteos. See on ka sõnum. Ta ütleb Obamale, et Eesti on riik, kus tehakse kunsti. Tehakse moodsate tehnoloogiliste vahenditega ja pakendatakse puust karpi, mis viitab meie tihedale seosele loodusega. Kunst ei ole enam lihtsalt kunst. Kunsti abil edastatakse sõnumeid. Halva kunsti abil näiteks aetakse pankroti ettevõtteid, mis juba on pankrotis. Visuaalse graafikaga päästetakse elusid. Mõne maali abil sõlmitakse riikide vahelisi sidemeid. Ka mina olen keset kunstiteost. See siin ei ole lihtsalt tribüün, kus higised mehed ajavad palli taga. Tribüünid näiteks on mitte ühes kahes, vaid kõigis 4 küljes, et publik näeks üksteist ja võimendaks üksteise emotsioone. Arhitektuur on lakooniline, vaid betoonist istmeread ja toolid, sest liiga huvitav arhitektuur juhiks tähelepanu kõrvale sellest, milleks on siia kogunetud, ühtsustundest ja vaimustumisest. Toolid on rohelised ja valged, sest roheline ja valge on ühe jalgpalliklubi tunnusvärvid ja õige valik süstib fännidesse lojaalsust ning aitab hiljem nänni müüa. Jalgpallurid ilmuvad staadionile mitte niisama, vaid mööda spetsiaalseid käike, siit ja siit. Rahval tekib tunne, nagu tuleksid kangelased väljakule nende endi seast. Ja muidugi tuled. Tuled ainult ei valgusta. Tuled loovad ka emotsiooni. See siin ei ole mitte ainult spordiväljak, see on tempel. Juba kaugelt saavad inimesed aru, et selles keskkonnas siin toimub midagi erilist. On näha tulesid, on kosta hüüdeid ja karjumist, lehvivad lipud. Me ei näe kedagi, sest seinad varjavad mängu meie eest, kuid hoone, mis meie ees seisab, kõneleb enda eest. Visuaalne informatsioon, mille me iga päev Facebooki piltide, liiklusmärkide, jooniste, maalide või hoonete näol saame, kujundab mitte ainult maailma, vaid kujundab ka meid ennast. Me oleme need pildid ja need ruumid, mis on meie ümber. Ja pealegi, maailm oleks ilma kunstita vaid üks igav praktiline junn. Aitäh!